No tere siis, täna ma tahaksin rääkida tänasest päeva sellistest tegemistest ehk siis kokkuvõtte teha. Algas see siis sellest, et Elina tuli minu juurde, tõi suppi, me rääkisime juttu, ajasime tema asju siin, asju. Siis ma kraadisin. Õnneks oli selline normaalne temperatuur, mis ei olnud nagu palavik, oli niisugune keskmine, see toimetamise ja mässamisega tuleb see palavik õhtuks tagasi. See nõme pea oleb peas, siuke uimane tuim ja siuke paks ja nagu mingi patti täis on kõik see. Et see mind ikka, ma tunnen ennast ikkagi niivõrd ütleme siis teistmoodi, et ma ei ole nagu normaalne olemine, nagu tavaliselt on, annab tunda, et ma ei ole ikka veel päris terve. Ma ikka oske, keha nohu on, ääl on ära, ja veits ja siis toimetasin täna, käisin poes ja 6 kotti kraami ostsin ja kõik igalt poolt erinevatest poolidest ja poes käies tundsin, et ei ole ka päris see, sest ma aju, siuke ajameelne, töötab kuidagi niimoodi väga aeglaselt niimoodi, ei taju kõiki asju ja teraselt ei jälgi või ei saa aru, kus miski asi poes asub, et nagu otsid kauem kui tavaliselt poes käin, kui ma terve olen. Et seekord siis läks niimoodi väga keeruliselt ja läks 1 tund rohkem poes, kui tavaliselt läheb meil kuskil natuke tund aega vähem, siis seekord tund aega rohkem, kuna me mässasin selle võrra, mässasin kauem kui tervena, sest mul on ajameelne ja jaganud ära ja pea nagu ei töötanud. Samas ma tundsin poodi minnes paremini peale poes käimist tundsin väga hoopis viletsamini ja raskemini. Ma olin siin selgelt ilmselgelt olen ma haige veel, sest ma väsisin hullult rohkem ära kui tavaliselt ma poes käin. Ühesõnaga juba see, et kui ma käisin ostmas neid jooke, alkoholivaba jooke, siis oli siider, siis ma ei pane asju tähele ja mul juhtuvad apsakad ja siis üks pulk läks puruks, sest petaal oli valesti ja siis ma siin mässasin ja siis see tilkus üle selle ja kotist välja, siis see kõik leekus, siis ma tõin uue pulk või selle siidlu ostsin sealt selle võrra, et 1-2 läks minu pea tõttu ja siis ma ostsin selle, siis see mässamine nende 6 kotiga ja need kraami ja kõik asi, selle kotis oli ka viltu ja küljeni läinud ja kõik see ja see kõikis 3 poes käimine, Krossis, meie poes, Koobis, kõik kokku väsitas mind jubedalt ära, sest igast poest mässasin ja ajameelsuse tõttu olin kauem seal poes ja otsisin neid asju rohkem taga, mida tavaliselt ei rutem üles või läheb meelest ära või midagi iganes, pean täiesti tainas, käisin ära kõik igal pool ja ütlen, et ei ole just kõige parem käia poes ja toimetada, aga kes siis muu käib, kui meil siin teised ei käi, siis mina, see lihtsalt on niisugune olukord. Aga mis puutub päevakeskusse tulemisse homme, siis sinna ma ei tea, ma ei tule vist, sest kui ma tuleksin, siis oleks nii, et ma teen seal mingi 15 minutit ja ma olen juba väsinud milleski, ma ei tea mitte milleski, aga lihtsalt koorman ennast üle, siis nagu mõte aju ei tööta aja meelde nagu täna poes. Nii lihtne asi nagu poes käimine, mis siis päevakeskuses rääkida sellist asja, kui seal ka värav. Kui poes juba niimoodi ära väsib, mis siis seal teha. Palavik mul on 33-2 midagi
see tobe väike palavik on kõige hullem. See tekitab kõik selle, mis mul siin toimub. Ja see väsimus on silmnähtavalt tunda, ma tean enda tervisest nii palju, terve elu olen tundnud seda, kui mul on niisugune tunne, et siis ma olen tõesti, ma ei ole terve inimene, ma olen siis haige. Et ma tean, millal ma tunnen, kui ma tunnen hästi, siis ma olen terve, kui ma ei tunne, siis keegi ei saa öelda, et ma terve inimene olen praegu siis, kui ma näitan näiteks puhtsalt kraadiklaasi ette, et selles nagu järeldad seda. Võisi olla mõnes kohas temperatuur nii ja mul on hea meel, et vahepeal näitab normaalselt. Aga siis, kui ma käin ja toimetan, tunnen jälle seda tunnet, et ma ei ole päris see mina. Ja siis nagu, kui ma koju jõudsin nende asjadega, mis ma siis kõik olin ostnud, siis oli juba 3 tundi poes olnud ja läksime mingi 3:30 või jälle mingi, ma ei tea, mis kell see oli. Ja jõudsime kell 7 koju alles, nii et pidin siin nähtavad kaua ja ja siis siin nagu maamats pesin neid puhastasid neid asju, mis kleepisid sellest alkoholivabast joogist ja siis need saiapapid või kotid ja kus sai sees oli, siis need kleepusid ja kõik igast muud kraami, mis kõik olid igasugust asjadega kokku saanud sellest tänu selle ajameelsuses üks selle aeglase taju ja mõtlemise ja sellise tegemise aju ja pea on nagu selline, nagu ta on, siis kõik muu tegevus on häiritud, nii et ma ei saa midagi teha siin. Lihtsalt praegune olukord on selline. Ja kui karaoke aeg tuleb ülehomme, siis ma püüan olla valmis, kuivõrd valmis, seda ei tea, aga laulmine aitab alati tervist paremaks, aga minu hääl ei ole just kõige parem praegu. Ja kui karaoket teha, siis teised võtin silmselgelt ka laulma rohkem ja võib-olla ise laulma, et ma pean vähemalt häält puhkama üldse. Ja sellised asjad. Et võib-olla teeme mingi 4 lugu ja on juba väsimus peal. Ma ei tea, et mis mul siin on, aga ma teen seda karaoket, pean tegema 4-3 tundi, siis me teeme ära küll selle, aga teised tulevad ka siis rohkem laulma. Niimoodi see karaoke päev meil. Ja homme ma kuulsin, et mingi, ma ei tea, mingi puusepatöö meil seal päevakeskuses, et selliseks asjaks ma olen ammugi valmis. Saagimise tööd teeksin seal. See võite kommentaarida, võite igast asja välja mõelda, aga midagi teha ei saa. Kui ma olen sellises olukorras, siis ma väsinult ära. Mitte milleski praktiliselt võib ka ära lihtsalt olemisest või milleski tegemisest väiksed taavad. Kõik ütlevad jalutab õues, jaluta väljas, käin, jalutan, lasen värsket õhku õues tuppa. Kõik asjad toimivad, aga see ei aita. See ei aita absoluutselt, see jalutamise värk. Ikka tuleb see väsimuse värk peale. Ikka. Ja siis me kokkuvõtte lõpetuseks on siis see, et kui me kodus siin olime, siis me ostime siin pitsat ja siis sööme seda siin, et siis nagu kõik kraam said ära toodud üle raske pingutusega, see 6 kotitäit kraami ja sest oli 5 päeva vist mitte poes käidud, sest meil oli siin lihtsalt jah, et saame hakkama, aga lihtsalt haigest peast väsin lihtsalt liiga ruttu ära. See, kui on siin nähtavalt tajun seda, et see ei ole päris mina. Et kui keegi küsib mu käest, et mis sul ikka viga on, mis sul häda on, sul ei ole ju midagi häda. On küll, ma tunnen, teie keegi teised ei näe minu sisse, mida mina tunnen. Mina tunnen, et mul ei ole kõik korras. Ja keegi ei saa öelda mulle, et kuule, mis värk on, mis sa räägid. Nii ei saa öelda. Nii et okei, et see oli kokkuvõte otse-eeter
tänasest päevast. Täna mitmes kuupäev on 12. või 11. 12. ei. 10. oli laupäev, 11. 12. on täna. Ilmselt, kui ma jälle ei eksi, mu pealt nagu ma ei tea, mis. Ütleme nii, et ei ole hea toimetada sellises olekus, kus pea ei võta või see kõik see, mis peas peaks töötama korralikult, ei häiritud haiguse tõttu lihtsalt. Ja selline värk, aga ma tervitan kõiki oma sõpru ikkagi lõpete lõpuks, kokkuvõtte lõpuks, et kõik on nagu niimoodi, et nüüd on siin see kõik on möödas, nüüd ma hakkan siin siis vaikselt õhtust sööma ja siis vaatan uudiseid. Kõiki neid asju, et tervitan siis Talvit, Aasat, Aarnet, Raivat, Andrust, Marjanisat, Merilin Musta, Nikitat, Merike Kisipuud ja kõiki teisi, kes mind tunnevad. Tervitame ka Katrinit seekord, sest teda midagi pärast oleme alati vahele, aga seekord me ei jäta, sorry, me vahepeal lihtsalt ei tule. Tervitame kõiki päevakeskuste sõpru ja kõiki, kes meid tunnevad. Olgu, see oli kokkuvõte, olgu, davai, tšau, järgmiseks korraks.